Tere, head vaatajad! Kui teedel on libedus ja lumi, siis ilmuvad liiklejate teadvusesse ka teehoolde tegijad, kes on nende tööga rahul, kes pole, aga tegu on valdkonnaga, mis on raudselt reguleeritud ja kus on kindlad nõuded, mille järgi tegutsetakse. Kerli, ma saan aru, et just neil teemadel täna juttu tulebki. Just nimelt. Selleks, et teehooldajate tööd ja panust hinnata, oleks hea, kui meie liiklejatena mõistaksime, millest teehoolde puhul lähtutakse, ehk millal ja miks teehooldemasinad välja sõidavad. Eesti teedevõrgu kogupikkus on ligi 60 000 kilomeetrit, mille alla kuuluvad ka kõik kohalikud era- ja metsateed. Riigiteid on 16 605 kilomeetrit. Kohalike teede eest vastutab kohalik omavalitsus, erateede eest teeomanik. Riigiteede ehituse ning hoolduse eest aga Maanteeamet. Meie selja taga on lahti veebirakendus Tark tee ja siin on näha kõik Eesti maanteed. Ja kui me nüüd võtame siit teehoolde teostajad, siis kes nad on ja millega nad tegelevad? Need on siis Maanteeameti lepingulised partnerid. Neid on kokku lepinguid on 17 üle Eesti ja nemad siis teevad meil talihoolet. Igal lepingul on oma teemeistrid, kes siis vastutavad tee seisukorra eest, kes langetavad otsuseid, millal peaksid masinad välja minema, millal tuleks teha lumetõrjet, millal tuleks teha libeduse tõrjet. Aga kui võtta siit nüüd seisunditasemed, mida see näitab? Siin on nüüd hästi näha, et siin on see legend, et seisunditasemete kaupa. Siin on meil joonistuvad välja rahvusvahelised põhimaanteed, kus meil on siis kõige kõrgem tase määratud. Siis sinisega on enamus tugimaanteid ja kõrvalteid suuremaid, kus on siis tase 2, mis on natukene madalam. Tumesinine on seisunditase 3, helesinine on seisunditase 2 ja siis need lillad on siis seisunditase 1, mis on siis meil kõige madalam. Mida kõrgem tase, seda kiiremini peab teehooldaja reageerima, ehk siis tee hooldus tuleb teha kiiremini. Kõige kõrgema seisunditasemega teedel ei tohi koheva lume paksus ületada 4 ja märja lume paksus 2 sentimeetrit. Libeduse tõrjet tehakse seisunditasemel 3+, hiljemalt 2 tunni ja seisunditasemel 3, hiljemalt 4 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist. Muide, statistika näitab, et enim satutakse liiklusõnnetustesse 3–5 tundi pärast libeduse tekkimist. Kuid teehooldajad tegelevad ka libeduse ennetamisega. Meelis, kuidas ja millega seda tehakse? Libedust tõrjutakse enamasti kloriididega, niisutatud kloriididega, kloriidide vesilahusega ja kõrvalteedel ka kloriidide ja liivaseguga. Aga ennetavat libedustõrjet tehakse enamasti kloriidide vesilahusega, mis on kõige efektiivsem, kuna ta mõjub kõige kiiremini ja ta ei lenda teelt ära. Kui tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et kindlasti ei tähenda libeduse tõrje seda, et peale kloriidide puistamist tee oleks kohe lume ja jäävaba ja teel oleks suvine haarduvus. Talvine libeduse tõrje tähendab seda, et me teeme tee vähem libedaks. Aga lund ju kloriididega ei sulatata, siis sõidavad ikka välja sahad. Lund tõrjutakse tõesti sahkadega, aga sama protsessi käigus ka puistatakse olenevalt temperatuurist. Et kui sahk lükkab eest lume ära, siis teepind võib ikkagi olla libe ja et seda libedust oleks vähem, siis puistatakse kloriide. Me oleme enda jaoks eristanud siis libedustõrje ja lumetõrje. Et kui lund ikkagi sajab, siis lisaks libedustõrjele on meil maksimaalne lumepaksus, mille juures peavad töövõtjad reageerima. Et seisunditaseme 3+ ja 3 juures tuleb hoida ikkagi sõidujäljed lume ja lörtsivabad ja kate nii-öelda puhas, aga minnes nüüd madalamate seisunditasemete juurde, et seisunditaseme 2 juures võib teedel esineda lund, aga seal on mingi konkreetne lumekiht, mis on nagu lubatud ja seisunditaseme 1 juures on ikkagi valdavalt teed lumised, et nad peavad olema lihtsalt lahti lükatud. Et puisturid ja sahad on päris suured masinad. Ma ei kujuta küll päris täpselt ette, kuidas nad ümber nende liiklusmärkide ja bussipeatuste seda täppissõitu teevad. Juhid on tõesti osavad meil, aga samas on autod on suured ja sahad on veel laiemad kui autod. Ja et tee täiesti lumest puhtaks saaks, siis tegelikult sahk peab ulatama üle teetelje vastassuunda. Ja kui te näete teehoolde autot vastu tulemas, siis kindlasti hoidke paremale poole ohutuse võttes.
Teadmiseks autojuhtidele, et olenevalt trassist teevad sahad ja puisturid oma tööd kiirusel 50–70 kilomeetrit tunnis. Lumisel ajal ja kiiruskaamerate läheduses aga langetatakse sõidukiirus lausa 30-le, et neid mitte lund täis pritsida. Teehooldajate töö on peaaegu nagu kiirabil. Mehed on alati valmis väljasõiduks, tuleb olla täpne ja kiire ja seda kõike, nagu kiirabigi, tehakse meie hüvanguks. Kui kohtate teehooldemasinat, siis mõelge selle peale, alandage sõidukiirust ja suhtuge lugupidamisega. Head teed!